tervist! Autod lähevad mööda, ilge urin. Ühesõnaga, nüüd oleme jõudnud jälle siis siia. Mina olen jõudnud, üksi tulin, sest ilm oli lihtsalt nii ilus ja ei saanud vastu panna. Selles mõttes laseme autod mööda. Väinatammi peal, lähen kalale, toimetan. Siinpool on natuke tuult, kodus ei olnud üldse. See on nii vähe. Ma lähen siia samma roostiku äärde, teen väikse kiirema kalareisi, selles mõttes vaatan, äkki tuleb midagi. Täna hommikul oli väga jäine hommik, et äkki kala sööb päevasel ajal ka. Ma ei tea, ma ei ole enne käinud siin päeval, alati me oleme teinud õhtutunnil. Aga ma arvan, et tuleb mõnus ja närvide ja meelepuhastus on see. Kalal käia, lanti visata, natuke loksuda mere peal, vesi alati puhastab. Ja kui ei ole veel tuult ka, on väga mõnus. Vot, tegin mõned drooniplaanid, et näidata, kus ma siis siin vahel püüan, et sükse roostiku ääres, sükene natukene sügavam roostik, tegelikult ei ole väga sügav, natuke üle põlve, kui sedagi, et siin väike väina suhteliselt madal, et eriti Väinatammi lähedal, et siin ei ole sügavust kuskil. Vot, lähengi proovin, vaatan, mis saan, äkki saab midagi ja kui saan midagi, näitan teile ka. Nii, ja läksime. Me läksime, natuke sogane tundub, mul sest ei ole midagi. Läheme sinna roostiku vahele, võtame riba välja ja hakkame loopima. Mul on aega vist umbes 2 tundi, siis Raju helistab, tahab koolist koju saada. Ma mõtlen, et ma sinnamaani lähen ja proovin midagi teha. Et oleks hea, et täna võtsin kätte siis ja mõtlesin, et tulen kalastan natuke enne, kui ma hakkan loomi toitma. Et kuna hommikud on ilusad ja ma ei ole kordagi hommikul niimoodi käinud siin merel, täna öösel tegelikult oli see aeg ka, kus oli kellade keeramine. See oli ka lahe. Sai kauem magada, just kuigi ma läksin eile päris vara, sest see see ponide toomine oli väga pikk, hästi vara tõusime, hästi pikad reisid, see väsitas päris ära, et oli sükene vaja natuke varem magama minna, välja puhata. Ja nüüd ma olen siin mere peal ja ma arvan, et asju teetas natuke rohkem tegema, mis on kuidagi nüüd puhkuse eest ka kehale ja vaimule. Muidu me kipume ära väsima ja ma just nägin mind kala juba. Kipume ära väsima ja siis, kui inimesed ei teadvusta endale, et nad väsivad ka, siis juhtub see jama, et ma ei tea, minnakse kurjaks ja siis, kui sa oled veel inimene, et sa väsid, siis seda kurjamaks sa lähed. Ühesõnaga, puhake inimesed ka vahepeal. Vaadake, kes räägib, Risto räägib. Et see on siukene asi, mida ma ise kipun ka ära unustama, et tuleb puhata. Aga mina tean, et meil on nagu see jama, et mul jutt läheb kohe sassi, kui ma pean siin hästi tegema. Tüüpiline meesterahvas. Et lihtsalt, et suvel on see jube tamp ja tegelikult talvel saab ju ka kõik asju teha, aga me peame nagu jätma selle ruumi endale, et talvel peaks teid puhkama ka. Kui suvel ei saa puhata, siis tuleb puhata talvel. Või kevadel või sügisel või millal iganes saab. Ja tuleb võtta see aeg, et puhata. Ja täna mina puhkan, viskan lanti. Saares slaid, ei ole, see on mulutumurdja. Mulutumurdja läheb siis esimesena käiku ja hakkan pihta. Kui midagi tuleb, siis ma näitan. Ja kui midagi ei tule, no see on suhteliselt mõttetu video. Aga oluline on pigem see, et on mõnus aja veetmine, et see, kui ma ausalt ütlen, ma saan aru, et see kõlab juba nõmedat, et see video siin juures on teisejärguline. Et pigem on see ikkagi päev või hetk ise endale, ehk mulle, saab korraks löögastada, võtta aja maha. Ja kui me teeme sellest video, siis seda parem, seda ägedam on ja saan teiega jagada seda. Aga kala võiks ka tulla, loodame, et tuleb ka. Et see kala käimine on ikkagi äge, igatepidi, aga kui kala tuleb, siis seda ägedamaks muutub. Vaatame kohe, kas oli sodi või oli juba kala. No praegu on tegelikult läinud päris jahedaks, nii et nagu lootus selle, et võib olla kala nagu liikumas ka siin. Ma tean, et seal Muhu teisel pool seal nagu tuleb rohkem igatepidi ja on nagu väidetavad rohkem kala, aga me oleme alati siit ka saanud midagi ja mujal oleks nagu pikem sõit, kuna mul ongi ajaaken on nagu täna niisugune lühike, et ei ole nii palju seda aega ka, siis ma võtan sellest viimast ja tulin lihtsalt lähimasse auku, mis on meie jaoks Väinatamm tegelikult. Siit saab kohe vette minna ja kohe merele. Mõnus.
aga ma arvan, et mõni kala ikka tuleb. Unistama peab. Üks haug oli just järgi, ujus siiamaani välja, see oli suht pisike, sükene väike, aga proovime ta kätte saada, et oleks lõbus ikkagi. Ma nägin teda täiesti siin vee ääres, läks rahulikult tagasi. Nii et haug liigub, asi seegi. No see sükene alamööduline, ma arvan. Või no võib-olla ka möödusega ei tule enam. Võib-olla ka möödusega ega me sükest pisemat sorti ei võta, selles mõttes, kui ta on sükene natukene ei ole möödu, siis meil ei ole mõtet võtta, sest me teame, et siin on nii palju suuremaid ka. Ainult kala oli. Asi seegi. Varem mul oli, ma sain lihtsamalt teha neid videosid, kui aus olla. Tänast alates enam ei saa, seepärast, et mul üks seikluskaamera ütles ülesse. Kui te mäletate, kunagi me käisime Poolas ja Poolas oli meie esimene väike seikluskaamera, odav kasutatud sükene, toimis küll, ma ei ütle midagi. Ja kuidagi lipsas mürge käest ära, et nii, et ta lendas sõidu ajal autost aknast välja ilma ühegi korpusasjadeta ja ta sai kahjustada. Me leidsime ülesse, täiesti hämmastab, me leidsime ta ülesse ja ta sai niimoodi paugu külje pealt sisse, et korpus läks puruks, kaamera enda veekindel korpus ja ta siiamaani nagu funkas, kraan ei töötanud enam, aga ülplaas kaamerana nagu töötas siiamaani, kuni me käisime eelmine kord merel ja sadas vihma ja see oli mul otsa ees see kaamera ja ühesõnaga enam ta ei tööta, sest järelikult see niis, kui see vihm tegi tal ikkagi ära nüüd, sest sealt sai vesi sisse minna. See on nagu jama, sellepärast, et mul oli muidu teine GoPro, vaatan sinna poole, ta oli selle pulga otsas seal, siis ma sain nagu teha 2 kaameraga ja plaanid olid väga head ja mõnusad ja paremad tõenäoliselt. Aga nüüd ma pean nagu vahetama kaamerat, seega järgnev video ja kõik see ma teen praegu niimoodi, et te näete mind viskamas ka. Ja siis, kui me saame midagi kätte, siis on näha ka, kuidas me ta kätte saame, sellepärast, et muidu võib juhtuda, et ei jää peale midagi, kui ma ennast eest filmin lihtsalt. Ühesõnaks me peame vaatama, et kuskilt äkki me saame mingi tulevikus, kui tekib ressurssi, mingi uue GoPro soetada, ka mingit, kas või mingi kasutatud selles mõttes ei ole vahet. Kala hüppas kuskil seal juba kuramus, täpselt kui ma panin kaamera kinni, hakkas üks otsa, aga ta läks ära, nii et ma arvan, et see on sama väike. Ta oli siin samas vahel kuskil, vaatame, äkki me saame ta uuesti otsa. Mis oleks nagu rumalus, kui ma oleks kala, ma küll hakkaks kohe uuesti otsa. No mine sa tea. Ühesõnaga kala siin liigub küll, juba 2 tükki on väikse ajaga, mingi 6 viskega 2 tükki on päris hästi näha juba. Isegi kui nad olid väiksed, lõbus on ikka. Nii, esimene kala on päris otsas, suurem kui need väiksed, kes olid, sellepärast, et see sikutab paati ka meil ilusti, tõmbab meid roost ära ilusti. Ma istusin siin võsas. Proovime nüüd ilusti kätte ka saada, ma ei tea, sest ta tõmbab meid täiega sinna. Appi! Läks ära! Ei ole, ei ole, alles. Kas on väga väike kala, sest ta tõmbab meid täiega või on suurem kala. Aga me ei ole kala näinud otseselt veel. Hoiame ta, väsitame natukene. Aga ma arvan, ta tõmbab meid võssa kinni lihtsalt, see on pisike. Aga me oleme lihtsalt kinni igal pool. Mul on tunne, et see on väike kala. No sükene on alakas. Vaata, jah, see on pisike. Midagi ei ole teha. Nii et kui see läheb otsast ära, siis mul ei olegi väga kahju. Nii. Tõmbame siis nöörist ennast paatiga siia poole. Teate, ma arvan, et ta isegi ei ole alamööduline, aga no tule kala. Kuidas saab olla niimoodi, et üks kala tõmbab meid siia kinni? Ta vist ei ole alamööduline, aga ma ei tea, mis
te arvate, mina laseks tagasi? Ma tean, et meil on suuremaid siin ka. Näe, ühesõnaga, esimene kala. Selline, ma loodan, et te kaamerast näete ilusti. Sükene, ma arvatan täpselt mõõdus, aga ilus nunnu. Ja sinna ta läks. Väga äge, esimene kala käes. Super. Vaadake, seal on kala. Näe, läheb aug. Samasugune pisike. Vaata, tõmbame selle ette uuesti. Vaatame, kas ta tahab otsa tulla. No. Hea hakkas. Nägite? Päris hea. Näga nagu vägev pulli teha. Kui sa tead, kus kala on, siis ta hakkab ikka. Nad on väga kurjad praegu. Uskamatu. Et see väike kala, kes just otsas oli, mis oli natuke tagasi just, et ta nagu väga agressiivselt mängis, et mul oli täiesti kindel, et see on suur kala, sest tõmbus paati ikka korralikult alguses. Ühesõnaga, sinna oli sama pisike. Täpselt sama suur umbes. No ma arvan, mingi mõõdu kala, aga mingi väike. Vaatame korra, proovime veel. Aga noh, korraks ta lõi ilusti oli näha. Ta hakkas uuesti otsa. Ei, enam ei ole näha. Viskame korra sinna poole ka, äkki ta läks uus sinna poole teist korda. Kui ta... Nii. Nii nimelt kolmas kala, aga teine kala otsas. Laseme teda natuke järgi nööri. Mul on nööriga ritt, mitte tamiiliga, sest Mario kinkis mulle selle. Läks ära, aga ma seda lahti lasin nagu nii, näed on seal. Et selles mõttes natuke liiga pisike. Selle jaoks kaasa võtta, aga lõbus siiski. Ja võib-olla isegi parem, kui ei pea käega ta otsast ära võtma, vaid tuleb täpselt paadi juures, nii et näeme kala ära ilusti. Aga ülejäänud juba tehakse meie eest. Väga lahe. Väga hea päev. Midagi oli veel. Väiksed on palju sööma tulnud. Need väiksed on väga agressiivsed, nendega on lõbus mängida. Kohati selle kajaki peal peaks olema natuke lühem ritt, et oleks nagu lihtsam manööverdada. Okei, suurega lendab või pikaga lendab väga kaugele, mõnus on nagu sellega visata küll. Aga ta ei ole ikkagi paata nagu sellega kajak, et siin võiks olla natuke lühem, et siis kui kala on otsas, on lihtsam toimetada. Muidugi kahv peaks olema ja kõik muud asjad ka, nii et selles mõttes arenguruumi meil on. Aga mõnus ja äge on ikkagi. Jälle läks ära. Siin on üks päris suur kala. Enne oli mul järgi väga suur, selline korralik, ütleme nii, et päris suur on kahtlase väärtusega. Ma arvan, mingi 3 kilone, kui sinna kanti. Kala oli järgi, viskasin, sain ta korra otsa. Ja nüüd oli uuesti keegi otsas. Et ma ei tea, ma ei usu, et see sama kala on, aga noh, see tundub, et siin liikumist on, et ma kuulen ka siin tagaroos. Võitlemine käib kogu aeg. Särjed ja kogred võitlevad oma elu eest tõenäoliselt. Et natuke passime siin, vaatame, kas me saame vist kätte kedagi. Kahju on lihtsalt see, et laine viib meid ära kogu aeg. Et olgu, et laine on väike, siis see kajak on nii kerge, et me liigume väga hoogsalt selle laine peal. Oleks aeg, et midagi suuremat võiks tulla nüüd küll. Liiga palju on juba otsas olnud ja mänginud. Huvitav, mis nad täna nagu vahel ei lähe otsast keegi ära. Aga täna on hästi palju läinud. Sõutsin siis natuke rohkem keskele väina, vaata pilliross sinna poole, siia poole, mitte sinna poole. Ja viskasin esimene viske ja kala oli jälle järgi. Huvitaval kombel nad ei ründa seda mullutumurdjat täna väga suure hooga, et nagu järg ujumisi on hästi palju. Et nüüd tasub nagu iga kord reaalselt landi järgi vaadata, et mis toimub. Et esimese viskega kohe siin keskel ka, kala oli järgi, kinni ei võtnud. Väga veider. No, ju ei ole õige aeg, äkki ongi tõesti see, et päeval ei ole nii hea. Et ühesõnaga, ma ei ole kalamees, ma ei tea täpselt. Ja kalameed, näe jälle, näete kala, vaadake see, vaadake ilus. Ma ei tea, kas te saate näete, aga mina näen. Näe jääb siia maha nüüd, tõmbame talt üle. No, ei võtnud kinni, täitsa uskumatu. Äkki peaks lanti vahetama. Järg ujub, aga kinni ei võta. Ja kala on päris palju, sest iga teise viske ujub keegi järgi kuskil.
nii, nüüd me peamegi tegema mõned viimased visked veel ja siis pakime asjad kokku, sellepärast et Rajul saab kool läbi ja meie peame minema. Ma ei oskagi öelda, milles siis asi on. Ilm läheb ainult vaiksemaks, tundub, et mingid vihma või lumepilved või mis iganes sealt taevast tulevad varsti. Et tuul on veel vaiksemaks jäänud. Ma olen nüüd siin samas punktis tagasi, kust ma alustasin tegelikult. Võttu on meeletult. Võttu on palju, päriselt ka. Et seda öelda, et nagu kala ei võtaks, seda ei ole, aga ujub järgi, võtab õrnalt kinni, noh, tuleb otsast ära, midagi ei ole teha. Aga ma arvan, et 10-20 võttu vahel, kindlasti üle 12, noh, ma arvan, 20 tuuri me nägime kala, selles mõttes võttu oli nagu korralikku. Mõnda suurt kala, mõnda väikest, mõne pisikese saime kätte ka, lasime tagasi. Et huvitav. Selles mõttes väga põnev on püüda, selles mõttes, et kui iga kolmanda viski ikkagi midagi nagu kuskil järgi ujub või sikutab ja sipleb, et siis on nagu lahe. Aga noh, selles mõttes midagi suurt oleks võinud ju saada. Mirge kindlasti tunneb kalast rõõmu tunneks. Ta on rohkem selline kalasööja kui mina. Aga võt näed, vahel läheb nii. Teeme nüüd mingid viimased 10 viset veel ja ongi olemas. See kalastusreis läks siis seekord nii, et ühtegi suurt kala kätte ei saanud. Midagi liikus. Aga see võis olla juhuslik. Mine sa tea. Viskame korra veel sinna, sest sodi järgi pole. Ühesõnaga viskame natuke veel mõned visked ja siis ongi kõik. Siis läheme minema. Sest aeg on täis. Nii, nagu me rääkisime meie viimased visked, vaatame, kas kala on alles otsas ka või ei ole, aga sest kala tuli. On ikka otsas, midagi on. Vaatame, mis suurusega see on. Ta mängib jälle viisakalt. See mõttes järelikult on pisike. Kui niimoodi hoogsalt mängib meil siin viimasel, täitsa, see on kala moodi juba. See on juba kala moodi. Kas sa püsid ka meil või mitte? Lahe oleks, kui püsiks. Proovime kätte saada. Ja läks ära. See oli kala. See oli kala. Midagi ei ole teha. Täna on see päev, kus lähevad kalad otsast ära. Aga nägime päris suure kala ära ka. Ja see on lahe. See nüüd kindlasti kohe uuesti ei tule. Nii et me peame ikkagi ära minema. Võt nüüd oli see koht, kus oleks kahv olnud, oleks ta kätte saanud tõenäoliselt. Kuigi ma ei tea ka, selles mõttes mõtlen, see pika ridva küsimus on praegu ikkagi tõsiselt tulnud täna vähemalt jäänud segama meid, et meil on või liiga pikk ritv selle kajaki jaoks, aga fun on olnud. Nii, nüüd me jõuame siis tagasi oma niinimetatud sadamasse, Rainadamm jäärde vastu. Kala oli väga palju, kätte saime paati saime ainult 2. Nägime väga palju, suuri väikseid ja paati saime ainult 2. Võttu jah, tõesti üllatult palju, aga ei püsi otsas, nagu selline juramine lihtsalt. Aga nüüd lähme võtame Raju peale ja olen oma kajaki katusele ja ongi kõik. Nii, nüüd me tagurdame siitpoolt Rainadammi. Me oleme siin tee ääres põhimõtteliselt, on ja. Siin on vahel selline tõke, et nüüd ma ei saa nagu otse tee peal sõita, nii et ma olen tagurdama omajagu maad. Aga ühesõnaga selline meie kalastusvideo siis saigi. Ühtegi suurt kätte ei saanud paati, väikseid saime, lasime tagasi, aga võtmist väga palju. Kahju, et teie täpselt seda kõike ei näe, aga mul oli põnev ja lõbus. Selles mõttes ma tulen lähiajal kindlasti veel kalale. Jumala põnev hakkas. Ja tegelikult mulle meeldib kalal käia, seega proovime neid videosid rohkem teha, kalastusvideosid ka, sest mulle tundub, et teile ka meeldivad. Ja kui teie käite kalal, siis vabalt võite mulle YouTube'i videod alla jagada oma pilte, mis te kätte saite ja selles mõttes alati on põnev näha ka teiste saaki. Nii et teie olge tublid, share, like, jagage, näeme järgmine video ja olge mõnusad, on ja. Tšau!